Täna oleme oma Erevisiooniga siin Tehnika kõrgkooli ees. Tehnika kõrgkool asub võib-olla 50 või natukene rohkem meetrit eemal majandusministeeriumist. Nüüd selles majandusministeeriumis ja majandusministeeriumi tellimusel on tehtud palju uurimusi Rail Baltica teemal. Väga paljud asjatundjad on tõestanud, et enamus nendest uurimustest on valede baasandmetega tehtud. Täna siin kaitsti ühte diplomitööd, mis rääkis just Rail Baltica konkurentsieelistest ja kas need eeliseid üldse on olemas ja kõikidest nendest kaubavedude tasuvusest. See töö näitas väga selgelt ära, et ka tulevikku vaadates meie piirkonnas, kus on enamuses väikesed ettevõtted, alla 250 töötajaga ettevõtted, need ettevõtted on huvitatud paindlikust ja kiirest kaubaveost, mida raudtee kindlasti ei ole. See oli üks asi ja teine asi, tõestati ka paberi peal ära, kuidas see kaubavedu mööda Rail Baltica nimelist raudteed on kallim, kui teha seda siis rekkadega või merd pidi. Nii et järjekordne tõestusmaterjal selle kohta, et need andmed, mida meile tänaseni Rail Balticast ametlikku kanalit pidi edastatakse, ei ole kõik tõesed ja palju nendest on väga kaheldavad. Jälgime Rail Baltica sündmuse edasi.